Tere tüdrukud! No tere! Oleme siis Poolas, Varssavis. Oleme, mõtlesin, oleme Leedus. Ma olen üldse Hispaania samadega. Veel parem. Te jäite autos magama, kui ma sõitsin. Ja me ei saanudki aru, kuhu me täpselt jõudsime. Me oleme siin koha peal. Essential Well on kaasas. Alati meiega. Tagab meie hüdratsiooni probleemid. Thank you. Millest me räägime? Täna tuleb meil selline huvitav teema, mida küsiti, millest me võiks rääkida, nagu Peak Week ja mitte Peak Week siis ainult fitnessis, aga ka Ironmanis. Ja nüüd ütleme nagu show day ja teil nagu see ride day on ja et mis siis eelneb nagu sellele soorituse päevale, et peaksid olema oma nii-öelda tipp siis nagu vormis igatepidi on ja et tegelikult ju iga spordiala juures peaks enam-vähem olema, no mitte võib-olla iga, aga paljud on ja et see valmistumine, et sa teed mingi strateegia, kuidas sa siis selleks tähtsaks nagu ürituseks ju valmistud on ju? No jah, vaatamegi, mis meil tuleb siin midagi sarnast. Mina olen muidugi ju kõikide oma võistluste puhul nagu kuulanud natuke teisi, kogenumaid ja alati teinud nii, kuidas mina tunnen, et mul on hästi. Kuna ma olen ise enda treener, siis kõiki neid asju ma saan pärast ainult ennast süüdistada. Aga tunde pealt tuleb ka teha palju asju. Et vaatamegi siin, tegelikult siin on juba meil on praegu, teil on Peak Week. Sellepärast see teema ongi hästi hea. Ja me oleme siin palju asju nagu arutanud, mis asi ja sarnaseid asju on kindlasti. Mis ma tahtsin öelda, et meie vaata spordi puhul ongi, siin võib olla nii palju erinevaid taktikaid ja mis iganes inimene siis nagu teeb, siis see lõppkokkuvõttes jääb sinu tegelikult nagu enda vastutusele, et sa oled ise ka ajudega inimene on ja et sa pead analüüsima on ja mida kõik, treenereid on ju palju erinevaid ja tehakse tegelikult väga hulle asju ja see võib ju tegelikult, me oleme ju näinud, kuidas asjad võivad nagu lõppeda ja minna on ja samamoodi see neerude värk ka, et miks võetakse pärast võistlust seal kohe mingi 10, 15, 20 kilorit ja meeste puhul juurde ongi ju see veeväljutused ja siis neerud nagu ei taha sul väga seal toimida enam pärast. See ongi eriti karm just seal nagu meeste maailmas võib-olla rohkem vaata. Jah, sest mehed ju peavad nii palju jõhkremalt ennast tühjaks tõmbama. Kuivemaks. Seal on see kuivusteema jõhker. Aga mulle just meeldis mis sa jagasid ka mingi video ja siis stories, et pole hullemat asja kui naised Peak Weekil vaata. Et nagu meile nagu meeldib see protsess vaata, et see on nagu siuke vaimselt isegi just nagu võib-olla tähtsam meile vaata. Aga mis seal nagu hullu on? Ei ole ju? No ikka. Ei vaata, me oleme tegelikult suht vindi peal praegu. Ma ei ütleks. Ei mina oskan ennast väga hästi taltsutada. See võib-olla, mis minu peas nagu mingitel hetkedel toimub. See, et ma ei lase nagu välja seda. Mitu korda sa täna mu peale närvivad läinud? Vähemalt 10. Aga mitu korda ma välja näidanud olen seda? Mitte ühtegi vist. Korra vaata, ma ütlesin sulle lihtsalt ühe lause, et Vaur, sa oled praegu natukene intensiivne. Ja see oli nagu väga leebelt öeldud. Ma oleks võinud öelda nagu. Ma olin veits excited lihtsalt. Ja ma sain aru sellest kõik. Et mina saan süüa, mida ma tahan. Olen söönud siin, mida ma tahan ja aga see meid väga ei heiduta Amoniga üldse, meil on nii harjunud selle oma valik. Teil on ikkagi juba kogemust all on ja üldse nagu ei paku pinget. Palju neid Peak Week on olnud? Amonia, palju sul on olnud võist? 10. võistlus tuleb mul homme. No, see on juba juubeli hõngul. Sa tegid esimene hooaeg 2, 3, 4, 5, jah? Päris ilus ju.
5 ja 10. meil on jah, mul on juubel, sul on pooljuubel. Selles suhtes, aga see ongi ju, kogemus on juba nagu olemas. Jah. Pigem mul on isegi fun nagu vaadata, kui Vahur saab mingeid häid asju, siis ma mingi... Jah. Ma olen see, et kuidas maitseb vaata, noh. Jaa, enda tuleb ka see elevus veits sisse, vaata. Eks me juba käisime kaubanduskeskuses nagu skautimas, mis asjad on ja me läksime sinna suht tühja kõhu. See on nii vale asi, mida teha, et sa lähed tühja kõhuga toidupoodi. Eriti, kui sa oled nagu dieedi mingi lõppu mingi. Aga kui palju ongi siis see bikiini fitnessi nii-öelda peak week'il siis seda, kuidas ma ütlen, emotsionaalset taltsutamist siis nende toitudega ja olgem ausad, tegelikult isudega. Mina arvan seda, et ega väga siin piikide nagu ei olegi vaata. Tegelikult peaks olema mentaalne pool tähtsam isegi, et rahulikuna hoida ennast on ja, et see võib-olla on siin bikiinis isegi tähtsam, aga meile ikkagi meeldib nagu neid ekstreemsusi natuke touchida vaata. Ei no ma ütleks, et see peak week nüüd järsku teeb nagu toidu mingi isu nagu hullemaks. Sul on terve dieet tegelikult ju need, noh, sa oled defitsiidis, et see võib-olla peak week, aga on see, et sul läheb nii koormus maha, sul ei ole see defitsiit enam nii suur, sa oled juba tegelikult nagu taastumisfaasis ja siis võib-olla isegi see teiste vaatamine, kuidas nad söövad, ei olegi nagu nii hull, kui oleks sellisel päeval, et sul on näiteks jalatrenn, kardio, jõhkralt mingi samme, tööpäev on ja et siis on see elevus juba sees vaata või siuke excitement nagu varsti on show ja mingi, mis ma enam siin. Võtan see peak weeki nädal, et siin ei ole see, et nüüd isud lähevad järsku nagu kõrgeks, aga noh, meie enne ju arutasime seda, et miks meil on see, et see post-show meal on meie jaoks nagu nii exciting. Et see me planeerime seda läbi. Kohe on show ja pärast seda ma saan midagi head süüa. Et see võib-olla on see excitementi tunne rohkem. Aga jah, et teisi nagu vaadata sellel nädalal. Meil on jah Amooniaga, noh nüüd me oleme koos siin teinud on ju neid, et me alati ikkagi oleme endal mingi plaani mõelnud välja, et mis me pärast teeme. Just kui nagu isegi vahepeal me oleme rääkinud sellest nagu rohkemgi kui sellest show'st endast vaata. Ja see paneb muretsema. Ja see paneb korraks muretsema, aga samas nagu, ma ei tea, see on lihtsalt kaifna. See käib selle asja juurde. Jaa, see käib selle asja juurde. Noh, vaata võib-olla on see, et kui sul on mingi, ma ei tea, nädala aja pärast on kohe järgmine show ja sa tead, et ma ei tea, sa ei saanud head kohta näiteks ja sa pead veel nagu rassima mingi rämedalt ja siis sa ei tee seda sammu tagasi. Et siis sa lähedki õhtul, lähed pärast show'd, lähed kardiot tegema ja sööd oma kana ja riisi õhtul. Aga see on ainult sellisel juhul, kui sa tead, et sa ei ole andnud endast 100%. Aga kui sa tead, et sa oled andnud endast 100+%, siis tegelikult sa oled selle välja teeninud. Mine ja tee ja naudi ja planeeri. See üks miil ei tee just vist ega midagi. Kui just see ongi see, et see on nii erinev tava toidust ja siis ta võib ju kõhule nagu mõjuda. No ta mõjubki kõhule, korra võib-olla hoiab ka nagu vett kinni kehas, aga tegelikult päev 2 läheb edasi ja taaldub ära. Ja ta pahatilt on see, et sa teed selle jõhkra miili, siis sa järgmine päev süüa ei taha. Nagu meil oli pärast Rootsi võistlus see, et me põhimõtteliselt sõime järgmine päev kana ja mingi munavalget karpsid, me ei tahtnud lihtsalt. Sest et võistluspäeval lihtsalt loudisite nii palju karpse, et sellest sai juba... See oli mitme päeva jagu ilmselt nagu... Mul oli ikka öösel ikka väga paha alla selles mõttes. Olen harjunud siukse asjaga. No meil on homme võistluspäev. Et vaatame. Ja noh, eks ongi, mina tahaks niimoodi mõelda, et lihtsalt pärast võistlust lähme poodi, tahaks siis midagi nagu siukest esimest mingit head asja ja siis mõtleme, et kas me tahame midagi ise teha või tahame tellida või tahame, ma ei tea. Et sellel hetkel need asjad alati muutuvad ka nagu planeerituga ei lähe. Et sellepärast me ka ei ostnud täna mingid asju ära, sest homme meil on võib-olla teised isud. Ja siis on just kui kohustus neid süüa vaata. Ja nüüd on ju ostetud, mis ma ei raiska ju ära. Võib-olla polegi isu. Ja võib-olla polegi. Ongi, võib-olla on jälle see, et me oleme terve päeva söönud seda glükoosi ja mingi metsal on ja me ei taha lihtsalt õhtuks enam mingit jõhkralt mingit magusa... Ma millegipärast arvan, et ikkagi läheb käiku see sushi mõttest, et sellest me oleme rääkinud kõige rohkemist. Sushi on väga okei. Ja see on siukene helti valik. Noori, riis, kala, normaalne, soja. Võib-olla steik. No jah, vaatamegi seda nagu selle emotsiooni najal on ja... No mis siis triatloniga erinevat on? Praktiliselt ei olegi. Noh, teie laete süsivesikuid ühe päeva? Ei ole alati.
võib-olla kauem natuke, mõni oleneb, see pildist oleneb. Mina tavaliselt lihtsalt, mida ma olen tavaliselt 6 kuud söönud, viimane nädal jätan sama, söön natukene rohkem, mis kõhule liiga ei teeks. Viimased korrad ma ei ole üldse nagu ongi mingit pastat või mingit saia söönud, et mingi pitsat laen nii-öelda karpse. Ikka tavaline riis ja kana. Võin vahele segada korra. Et mõlema spordi puhul ma arvan, ongi see, et kõik, mis sa oled eelnevalt teinud, et peak week ei ole see aeg, kus sa muudad oma toitumist. Et sa ei võta mingit uut, mingit asja, et näiteks sa terve aeg seal söön mingit, ma ei tea, riisi ja tatart näiteks, siis sa peak week'il ei hakka järsku kartulit sööma. Sest et kuskil keegi niimoodi soovitas. Jah, et see ei ole enam nagu testimise aeg. Seal sa võimalikult jätka täpselt samamoodi, lihtsalt tõsta koguseid. Ja võimalikult mugava tundega tuleb minna peale. Puhas toit, jah. Asjad, mis panevad sind kõige paremini nagu seedimisel tundma ja vaimselt. Ja mul on väga kehv, mul on seedimisega jah, endal nagu igasugused probleemid. Ja kusjuures aasta tagasi, kui me siin olime, mina ju tegin selle vea, et ma muutsin oma asja. Et jah, täpselt enam-vähem aasta tagasi ma tegin pooliku Ironmani siin samas Varssavis. Väga mõnus oli, välja arvatud siis see asi, et ma muutsingi seda ära, et ma hakkasin suhkruga keeli ratta peal sööma. Ja sa muutsid ära, et sa panid ennast sinna väärakate võistluskategooriasse. No see vahet ei ole, kogemata. Ma tegin nalja sellega ükskord ja siis ma kogemata tegingi selle. Et need pani mingi open, mingi oli või? Open division, et kus mingi sootud ja mingid. Muidu on ka meestel mingi age grupid, vaata, et pani ennast mingit she-heed. Ma olin lesbi tol päeval. Ma võin iga päev olla tänapäeva ühiskonnas, ma võin olla kes iganes ma tahan olla. Ai no, see aja seda veits närvi. See on umbes see sama nagu, mis me naersime, et NPC laval teed IFÖ poosi. Vahet seal on pikkus, rada on sama ja... Jah, ja sa ilmselt said ka selles klassis nagu mingi suht hea koha. Sest seal ei olnud ju palju inimesi. Ma olin parim, kindlasti, ma arvan. Ma ei vaadanud. Aga jah, see, et ma tegin selle muudatuse, see maksis nagu kätte, ma arvan, mingi 10 minutit. Sest mul hakkas nagu nii halb sellest. Nii et ei tasu igat nagu seda soovitust alati kuulda võtta, on ja? Aga kas teil on ka triatlonis siukest asja nagu mock peak week? Et nii-öelda test peak week? Ja. Tegelikult vist väga... Ei, sa võid teha küll, aga sa ei saa seda teha mingi minu arust siuke 3 kuud ennem võistlust. Ja ma mõtlengi, et sa ei saa seda väsitada. Mahud tõusevad, mahud langevad samamoodi, teed mingi kergemaid nädalaid. See kergem nädal ongi nagu see, et sa ikkagi liigutad peak week'il samamoodi, sa liigutad, aga sööd nagu normaalselt. Ja ma mõtlengi, et sa saad nagu toiduga testida, vaata. Sul peab ikkagi toit paigas olema. Sul peab toit paigas olema. Ja mitte tegema seda, et homme võistlus, me lähme välja, sööme väljas kuskil. See võib nagu väga valusasti kätte. Aga ma tean fitnessis, vaata teevad küll seda nii-öelda mock peak week'i, et kui sa oled juba enne võistlus, ütleme, valmis seal mingi 6 aega, siis juba proovid ära selle piikimise, et teedki juba need karpsid ja soolad ja veed ja vaatad nagu nädal aega, põmm, ja kuidas siis selleks päevaks planeerite, et siis peab olema vorm, see nagu lavavorm, et kuidas siis on. Vaata, et nagu fitnessis on okei seda teha, sest et see korra sinna nii-öelda lavaseisu ajamine ei tähenda, et sa nüüd 3 kuud ei saa teha, sest sa oled nii vässu, vaata. No jah, sest mingi paar nädalat ennem Ironmani sa päris võistlustempoga ei saa seda läbi. Teil on sooritus, aga meil on nagu visuaal, vaata. See on selles mõttes täitsa erinev värk. Erinev värk, aga väga palju. Aga samas nii palju samu asju. Mina olen juba tükk aega rääkinud, et triatleedid peaks nagu eriti harrastajad, ma vaatan, kes need ongi need saiakeste peal ja nad peaks nagu võtma see toitumiskoha pealt ja just see makrotoitainete lugemine ja mõistmine just bikini fitnessist või siuksest fitnessist enda peale, et vaadata, kuidas on, sest see annab sulle nagu metsik. Ma ei pea, ma vaatan praegu, et mingid tüdrukud teevad, harrastajad tüdrukud teevad minust mingi kordades rohkem trenni, lõhuvad täiega teha ja mingid tüübid ka ja ma arvan, et ma ei pea nii palju lõhkuma ennast,
sest ma üritan oma toidu ja värgiga ja puhkuse kõigega mängida, vaadata, kuidas mul hormonaaltase on, uni, ma olen juba väärikas heas meesterahvas ja peab jälgima seda natuke rohkem. Ja ma tunnen, et ma saan sellega nagu mitte ennast nende retside trennidega lõhkuda. Ja tuleb teha, aga lihtsalt ma saan palju targemalt ja ma tunnen ennast nagu puhanuna ja vigastuste oht on väiksem. Kõik on parem, aga meil on kuidagi, eriti Eesti selles skenes on nagu see, et nagu tee nii palju ja ma olen vaadanud, kes seal mingid toitumisnõustajad on, see on ka nagu valgukogused on esiteks nagu, ma ei tea, te sööte 3 korda rohkem valku kui tegelikult peaks seal samamoodi veel rohkem taastumine on jõhker. Veel rohkem, sest et valk on ju see telliskivi, millest ehitatakse seda asja üles. Et see on nagu naljakas vaadata, jah. Et loodame, et ikkagi tuleb sealt natukene seda kogu aeg seda teadmist ja meie üritame seda jagada. Vaata sellel toidul on ikkagi väga suur vahe, et üks asi on see, ongi mingi süssar, valk ja rasv on ju, aga see tooraine nagu kvaliteet, see ju väga palju määrab ära su soorituse. No jaa, me ei lähe Hesburgerisse ega karpselaudima. Inimesed teevad seda. Aga teevad ja eriti ma olen ka nagu märganud, et just teised spordialad nagu bodybuildingus on see toidu ümber, nagu kõik käib toidu ümber, vaata. Aga igal pool mujal peaks ka olema ikkagi vaata niimoodi. Et nagu mingid jooksud või pikama jooksud ja mingi süssarid nagu söövad küll hästi palju süsivesikut, aga täielikult kräppi ikka. Sööge midagi nagu kvaliteetsemat, siukest puhtamat asja. Ikkagi kräppi nagu. See annab sulle performance'ile tegelikult rohkem juurde. Kräppi söömine või? Ei. Just nagu mitte söömine. Puhtalt söömine. Ja, ma mõtlen sama, jah. Et ma ei tea, miks see on ka jällegi, oleme veel kuskil liidu ajas nagu, et see on lihtsam muidugi ja kui sa teedki rasket trenni, sa kreividki ju, teie ka samamoodi kreivitegi ju selle halva poole, see ongi meil nii sisse kodeeritud on ju, et aju tahab ju lihtsamalt ja kiiremalt, sest see kräpi, see süüskar on halb süüskar, mis ju mõjub sulle kohe nagu joovastavalt, sa saadki ju, räägitakse sellest nisujoobest ja et reaalselt ongi see pehme sai, sa võtad selle ampsu, sa saad kohe ajusse mingi litaka, mitte see, et sa sööd selle plain riisi. Aga eks on ilmselt inimeseti ka, kes seda järgib rohkem, kes vähem vaata, kes nagu tõsisemalt võtab võib-olla, kes mitte. Ja mõni ei tunnegi seda vahet võib-olla üldse on ja ta sööb ja ta teeb oma asja ära, et ta lihtsalt võib-olla, mõtleme, ma ei tea, Timmo, ta sööb ju ka igasugust nagu, normaalset toitu enam, aga vahest ta sööb ikka mingit jama ka on ja, aga ma ei tea, ma arvan, et ta ise ütleb, et see ei ole tema sooritust nagu mõjutanud, see kräpi söömine. Temale jällegi sobib. Ta on lihtsalt mingi sündinud talent lihtsalt, kes teeb vahet pole, kas ta sööb, ma ei tea, betooni või toitu on ja ta teeb ikka selle nagu asja sama hästi ära. Triatlonis on väga palju, see on ikkagi see mentaalne pool, kui palju sa saad ennast nagu push ida, miks ma mingi aasta-poolteist tagasi tegin selle 4-päevase paastu ajal ei ole nagu soovitatav trenni teha. 4. päeval ma tegin 1,5 tundi ratast, ma ei olnud 4 päeva söönud, ma tahtsin näha, mis tunne on ja kas ma suudan, kui ma ei ole 4 päeva midagi söönud ja ma suudan need vatid olid muidugi väike, võib-olla tänaval sõites ma ütlen maakeeli, ma sõitsin mingi 30 kilomeetrit tunnis. Sa saad lihtsalt oma neid piire kompida ja näha. Ja mis tunne mul on, kui tühjana ma nagu olen, siis ma sain teada, et kui ma pole 4 päeva söönud, aga kui ma ennem täispikka olen ilusti kõik söönud, siis ma ei pea muretsema tegelikult, kas ma jõuan, vaid lihtsalt see aju ütlebki sulle, sa oled väsinud või siit hakkab valutama, sul saab energia otsa, tegelikult ei saa. Tegelikult inimene 30 päeva olla ilma söömata. Ja see üks päev siis anda endast 300%. See võib-olla natuke rohkem võtad sealt varudest vähemaks on ja, et kui sa teed ilma söömata veel trenni ka, siis sellest 30 päevast saab võib-olla mingi 15 päeva on ja, aga 4 päeva surmale lähedalt see kindlasti veel ei olnud, jah. Selles suhtes ma suutsin selle trenni ära teha ja huvitavat tundud oligi, ma saingi aru, kuidas keha ütleb, et sa oled nii kuival on ju. Minul on nagu rasvaprotsenti ka on ju, mul on neid varusid, kus kohast ta saab nagu seda energiat teha ja minu keha oskab rasvast teha süskarit, see on see karnivoorluse hea pool, et sa peadki õpetama teda nagu. See võtab kõik aega ja nagu harjutamist. Ja ma soovitan seda teha, et sa ei ole ainult
dependid selle suhkru peal või selle süskari peal onju, et su keha oskab, et ta saab aru, et fuck, mul said praegu süsiveesikud lihastest igalt poolt otsa, mul ei ole energiat. Aga meil on rasva ja et saab sealt ka nagu ja ma veel täiustan oma seda asja, ma ei taha nagu öelda, kuidas, mis asja ja ma proovin oma järgmise Big Weeki. Viimane kord ma laadisin ennast viinamarjadega, juba 6 aega varem hakkasin hästi palju viinamarju sisse tooma ja oli tegelikult hea, sest ma ju ei tarbinud ei see nädal suhkrut ega ainuke suhkur oli võistluse ajal 4 Snickersit. Me just Big Weekil nagu sellistest värsketest asjadest igasugused. Et seal on fiber. Ja puhitust ikka võib ka, teil jah ei ole see võib-olla nii oluline, aga me pigem nagu ei tekita seda puhitust. Eks see puhitus on ka asi, aga sellepärast ma harjutasingi ennast nendega, et mul ei tekiks ja ma teadsin, et ma olen päris palju seda viinamarja suhkrut, glükoosi endale sisse ajanud. Tea, mis oli huvitav asi, mis ma enne ChatGPT-ga rääkisin hommikul ma uurisin, kuidas keto peal tehakse seda, kuidas fill up muscles, et nagu... Ja mis ta ütles sulle? Kusjuures väga huvitavalt niimoodi, et vaata, mis see karbi limiit on keto peal? Ma olen seda mitu korda guugeldanud. Põhimõtteliselt, et sa pead nagu eelmisel õhtul sinna ikkagi limiiti ennast ära laskma, ja see mingi, kas oli, et kuni 50 grammi või mingi siukene. Jah, et oma siis eelmisel one day out on ja õhtul võtad siis selle 50 grammi süssarit ja võistluspäeval oli niimoodi, et näiteks MCT õli koos Himaalaja soolaga. Saad aru? Soola ja õli shot. Ja põhimõtteliselt, et sellega nagu fill upitakse. Ja seal on väga süke vesi, sool ja ütleme rasvaine võistluspäeval. Ja tegelikult see rasvaneb ka seda vaskularitit. Ja seal enam võistluspäeval ei olnud enam karbsi. Mul oli lihtsalt hommikul, ma hakkas mõtte käima, mõtlesin, kuidas nagu keto vennad teevad. Ma tean, et on need, kes on muidu nagu ongi keto või karnivoori peal, aga võistluspäeval nad panevad süssarit ja õigust panevad nii loomsed pala. Ja aga mõni, kes on täiesti vaata no go on ja saab nagu lihase täis. Palju neid vendasid on? Või naisi ka või? No meil Eestis mõni on ja ma olen täitsa huviga nagu jälginud seda ja ma tean, et nad ikkagi võistluspäeval ja võistluseelsel päeval panevad normilt süssarit. See võib eriti jõhkraks tõmbad. Oi, see tõmbab sul maana aju lappama ja see tõmbab lihase lappama. Ja kuskilt veel lappama? No tead, ma nagu ei oska, ma ei ole vaata ise proovinud. Ma ei taha kunagi kommenteerida mingit asja, mida ma pole ise proovinud. Et aga mul on jällegi väga sportlik huvi. No mina keto peal olles ettevalmistades ainuke erinevus oli see, et energiat oli. Ma tean, et siin need, kes siin maha teevad seda, siin mingid fitness-treenerid ka, et saad keto peal, ma olen nii väsinud. See on ainult esimene aeg, kui sa jõuad doosi. Ei, ma olin peaaegu 6 kuud terve selle aja valmistasin. Polnud nagu häda midagi. Pluss oli see, võib-olla miinus tolle hetkel, et kaal ei langenud. Kui ma teen oma tavapärast siin riisi, kana, pudru ja ongi natuke puuvilju peal, siis mul kaal nagu langeb kuskil 6-7 kilo nagu. Miks ketoga ei läinud? Ma ei tea, ei läinud, sest et ongi, et sa oled ju valgu ja rasva peal enamasti aga kiirust ja vastupidavust nagu oli, energiat oli, aga kaalunumber kui selline. No võib-olla sul olid lihtsalt päevalikest kalorid nii üleval. Ja, see oli nii nagu vahet pole, et sa tegidki isegi trenn ja su nagu see basic metabolic, see kõik on ja kulutus, isegi see oli ikkagi vähem, kui sa sisse sõid. See on ikkagi see kuulus Sam Suleki ütlemine, et vahet ei ole, kus need kalorid tulevad. Et lõpuks on ikkagi oluline see, palju sa neid konsuumid on ja. Ja vaata rasvaga sa sööd tegelikult nii palju juba ju rohkem kaloreid juurde. Ei, see võis kindlasti olla, aga ma tahtsingi olla pigem nagu surplussis, et ketoga ja Ironmani ettevalmistusel on, ma arvan, palju lihtsam olla surplussis. Sest et sa saad
kuradi mingi tonn pluss miile sisse tõmmata niimoodi, et silm ka ei pilgu. Aga kui sa pead mõtlema nagu karb ja kõik see ka on ja ma ei suudaks mingit tonni, ma arvan, portsust mingi riisi ja kana endale süüa niimoodi, et mul kõhti valutaks. No mul oligi ju, ma sõin seda 400 grammi peekonit tol ajal. 400 grammi peekonit. Jah, paksud need peekoniviilud. See on iseenesest oli minu arust juba üle 1200 või 1300. Aga see oli nii hea. Olen, kui rasvane see oli. Käid trennis ära, natuke riisi. Mis riisi sai keto peal ju? Ei, no natukene ei. Ei sööndki, tol ajal ma ei söönd riisi. Ma sõin riisi alles see, kui ma niisama sõin seda. Aga kas juurvilja võib süüa või? Kuni mingi koguseni, et sa doosist ei välju. Ma ei mäleta, kas see oli 50 või see oli 15 grammi? Ei, rohkem oli kui 15, ma arvan. 15 on liiga vähe. Mingi 5 oli, aga seda ma üritasin natuke sisse süüa. Ja see tuligi mul riisist. Küsi ChatGPT käest. Ära küsi. Ühesõnaga jah, ma sõin seda peekonit päris palju tol ajal ja steak oli steak, peekon, muna, juust. No võt, see ongi väga easy breezy, ma arvan selline, et hästi lihtne oli täis süüa seda kaalust, sest söömise vaev oli niivõrd palju vähem. Aga räägiks siis sellest fitnessi Peak Weekist ikkagi ka nagu neid tahad öelda midagi vahel? Ei. Et need strateegiad on ju nagu meeletult palju vaata erinevaid, kes mida seal nagu teeb on ja ma arvan, et see on ka nii-öelda selle kategooria järgi ka palju on kategooria järgi ka hästi erinev, et 20–50. No võt, kuni 50. 50 grammi, jah. Jah, et meestel on ühesõnaga palju hullem see manipuleerimine ja ma mäletan näiteks ühelt võistluselt, see oli 2 aastat tagasi, kui ma tegin oma viimast hooaega veel seal Eesti Kultuurismi Fitness Liit, IFBB International ja ma tegin Fitbeari siis Omidiga ja Omid võistluspäeval mul oli reaalne mure, et see vend paneb saba, sest ta ei olnud mingi 3 päeva vett joonud. Ja ta oli nagu reaalselt maailm niimoodi kõikus. Ta oli täiesti uimas. Et see vend oli nagu nii õhkõrna piiri peal, et ta lihtsalt nagu kukub ära sinna. See on nagu üldse, kui ma ka mehi vaatan nagu siin, see on nagu päris nagu naljakas. See on nagu nii depleted ja tegelikult see on ju nii ohtlik, sest me ju teame ju seda, et kui boksis ka poisid peavad ennast kaalumiseks ajama ja no nii kuivaks, sa kuivatad oma mingid ajuvedelikud ja kõik asjad ära. Ja seda praegu räägitakse päris palju. Ja kui sul on mingi, ma ei tea, väikene kõks tuleb kuskilt on ja sa võidki lihtsalt hetkega nagu kutu olla. Väga ootlik. Väga õudne. Ja fitnessis ka, ma arvan, et sa kuivatad ennast nii ära, et sa tegelikult teed endale väga suure kahju mu tervisele. Et sellepärast võib-olla vaata räägitaksegi, et see ei ole ju mingi tervisesport, et üks asi on kindlasti see piikimine ja eriti meeste puhul. Sest meeste elud on, ma arvan, kordades rohkem selle spordi juures ohus kui naiste. Sest naised lähevad ekstreemsusesse võib-olla ainult oma nagu hormoonidega kõige rohkem, et me mängime on ju oma nagu nende tasemetega, mis on meie jaoks väga ohtlik. Meestel on, ma arvan, see, nendel on juba jälle teine teema, et kõik nagu need ained on ja värgid, särgid, eks neil ka hormoonid. Hormoonid on sessis. Aga see ongi ekstreemsport. Ja ongi, jah. Aga jah, et see piikimine, kui sellega ikkagi lähed nagu hulluks või üle mingite piiride, et siis sa tead, et see kõik võib maksta sulle väga kallist hinda. Kas elu hinda või lihtsalt tervise nagu hinda, on ju. Aga kui palju teie olete tundnud, et sul 5, sul 10 Peak Weeki või üldse Peak Week, et vorm on nüüd valmis ja sel hetkel, et fuck, et ma lähen vist üle piiri natukene, või siuke nagu veits hirmu tunne on, et kas ma nüüd teen oma tervisele praegu siin mingi litaka. Mul on niimoodi, et põhimõtteliselt iga Peak Week me oleme proovinud nagu suht uut strateegiat, sest et ma olen ise seda natuke pushinud ja ma tahan leida selle nagu parima nii-öelda lahenduse enda jaoks. Aga ma tunnen võib-olla, et see praegune Peak on see, kus ma olen kõige jõhkramalt enda piire kompinud. Üldse nagu terve see nädal ja isegi 2 nädalat ennem vaata, mis meil oli siin.
et jaa, see on, ma olen nagu kõige tõsisemalt seda võtnud. Ma ei tea, eks siis näis, kuidas see nagu on toiminud, aga samas ma olen õnnelik, et ma seda teen nagu, sest et see annab mulle mingi rahulolu jällegi homsele vastu minnes, vaata. Et ma tean, et ma olen pushinud neid piire ja nii on lihtsalt. Ja me ei saagi muud moodi teada, kuidas mingi asi jälle nagu toimib sinu kehale, kui ma ei katseta vaata uusi asju. Ja esimesel hooajal oli mul ka piike, kus ma ei tea, kuidas seda nagu sõnadesse panna. Võtsin väga tõsiselt võistlust, aga Peak Week läks lappama ikkagi. See esimese hooaja case'id on ju. Kus ma ikkagi panin piire asjadega võib-olla ja tegin vigu. Ja ei läinud hea enesetundega lavale selles mõttes, et ma teadsin, et ma olen libastunud ikkagi oma dieedis ja selles piigis, et sina oled mulle need numbrid ette andnud, aga ma tean, et need ei ole päris niimoodi. Aga miks see libastumine siis nagu tuli? Või oled analüüsinud ka seda? Esimene hooaeg mul oli üldse selline väga õhkõrn juba see lõpp, vaata. Ma olin nii kaua olnud kuiv. Ta oli juba enne, ma ei tea, mitu kuud oli enne tegelikult juba kuiv. Liiga vara valmis. Mul oli vaimselt esiteks ülimetsik kõik asjad on ju. Kõik need, ma ei tea, vanaema teemad ja kõik mingid muud asjad tagataustal on ju. Et ma olin nagu vaimselt ja füüsiliselt, ma ei tea, mind ei eksisteeri. Sul see jõud oli lihtsalt otsas, sest see oli nii palju muresid juba. Aga kas... Su aju oli kuskil mujal. Hästi palju, liiga palju ühe noore inimese jaoks nagu võtta. Kas see tähendabki seda, et Peak Weekil võib-olla see toitumine ja kõik see, mida sa millal võtma pead, on võib-olla vähem olulisem kui see, et sa oleksid mentaalselt heas koha peal. Sa pead stressi leveli kindlalt nagu maha laskma. Kui sa tead, et mul on võistlused on seal, siis ongi hakkadki selle stressi leveliga juba siin varem pihta. Aga hästi raske on neid stressi tekitajaid nagu elimineerida, kui nad on su igapäevaelus lihtsalt nii esiplaanil. Sa ei saa midagi teha. Elu juhtub ja sa ei saa nagu kõike kontrollida. Et me ei ole jumalad, on ju. Asjad juhtuvad. Sa võid mõelda küll, et mul on hästi, aga põmm tuleb mingi asi, mis ei ole absoluutselt nagu sinu võimuses juhtub. Et nii on. Enda emotsioone saab kontrollida. No jah, aga kui sul näiteks mingi lähedase inimese tervis on väga pekkis ja sa tead jah, et ta põhimõtteliselt sureb ära kohe, et mis sa siis, ma praegu ei lase sellele ennast majutada. Et see päris nii need asjad vaata ei ole. See on päris karm, jah. Siis võib-olla väldidki võistlemist tol hetkel. Samas sa tead, et sa oled juba pool aastat pushin väga kuiva protsendiga ja ma tean ära. See on võistlus teise koha. Jah, see ei ole paha. See oli nagu väga ja ma arvan, et ma ei saanud teist kohta enda piigi pärast. See ikkagi oli aus hinnang, olgu ausad. See oli aus hinnang ja ma olen rahul ja ma sain teise koha ja ma olen väga õnnelik selle. Olgugi kõik see nii-öelda pask, mis mul seal tagataustal oli, on ju. Ja siis me läksime reisile. Jah, siis me läksime reisile. Ja siis oli kõik hästi. Siis läks stress ka natukene maha. See oli siuke jah, so-so, aga see oli tore reis. No aga sinu Peak Weekid? 10. Minu 10 Peak Weeki on olnud alati, ootaks ka, mul on olnud erinevalt. Kui ma mõtlen nagu oma esimest Peak Weeki, siis me ilmselt rohkem manipuleerisime mingite nagu asjadega, taktikatega, on ju, seal mingid veed, soolad, aga mida aasta edasi, seda vähem ma olen tegelikult teinud seda. Mis on mõistlik? Mis on mõistlik, et võib-olla, eks ma olen ka olnud juba Katja juures nagu nii kaua, et tema ju ka tegelikult aastatega nagu õpib, harib ennast ja proovib jälle nagu uusi asju. Ja võib-olla on ka see, et aastatega ei ole vaja, et see naine enam nii kuiv seal laval oleks, et ei pea teda seal, ma ei tea, viimasele piirile kuskile lükkama. Ja üldse ma arvan, et need esimesed võistlused või esimene aasta võistlused, kas üldse on vaja midagi manipuleerida, sest et see inimene on alles seal, ta on nii beebi alles. Väga paljud naised, ütleme, eriti naturaalses liigas, nad ei manipuleerigi, nad ei muuda põhimõtteliselt mitte midagi. Tegelikult sa võid seal backfire'ida ja täiesti stressi ajada oma keha sellega. Jah, et võib-olla kõige targem ongi teha see vorm lihtsalt nagu sinna maani valmis, et sa ei tea mitte midagi nagu. Aga peaasi on see, et sa siis nagu teed täpselt samu asju, sa jood täpselt sama koguse vett, sa sööd täpselt sama koguse soola, et sul on kõik nagu täielikult kontrolli all. Et niimoodi jah, see asi vaata toimiks. Aga kui sul on lipad ja loppad, üks päev 20 grammi soola, teine päev 5 grammi soola, üks päev joon mingi 6 liitrit vett, siis on liitri vett. See soola kaalumine on üks huvitav asi, mille ma selle prepi nagu terve prepi vältel tegin.
nagu kui ma kaalun niikuinii kõike, riisid asjad, kõik asjad on mul kaalutud, siis miks ma ei peaks kaaluma enda soola? Sest et see ju mõjutab otseselt mu hommikust kaalu. Iga päev 10 grammi ja no sa nägid seda joont, kui nagu ilusti ta tuleb, sool on väga oluline faktor üldse. On küll, väga oluline. Et sa pead teadma, palju sa sööd seda. Sool on meil ka väga oluline. Me peame hästi palju soola sööma, eriti laadima ennast ka samamoodi soolaga, võistluse ajal sööma soola, täpselt nagu teiegi lava taga seal, et seda vett saada sinna lihasesse ja muid asju. Sool on jah, nii-öelda liim. Jah, mis me ütlesime, sool on nagu liim. Liim, mis seob kokku kõik need head asjad sinna lihasesse, et ta oleks siis kas ilus või siis oleks võimeline kannatama seda tööd tundide kaupa, et need on sarnased asjad ja just see, muidugi sool ja tähtis ongi see kogu aeg olla kontrollil. Et vaata, nagu sa ütlesid, üks päev see, teine päev see. Sajab stressi. Pane endal paika üldse igasuguse vormi loomine nagu tava inimeselegi. Sa pead täiega statistikat kogu tegema. Pane endal mingi strateegia paika, see püsivus. Et okei, ma söön kräppi, aga ma söön siis vähemalt proovin süüa stabiilselt. Ma söön siis iga päev. Milleks sa mõni? Sorry. Ei, me võime talle vahele segada, sest mulle võib vahele segada. Ma võtsin kaasa selle mõõtelindi, ehk siis ma arvan, et me peaksime homme mõõtma kõik oma asjad ära, sest et nagu homme me oleme ju, homme meie piikvorm, meie kõige nii-öelda see, mille nimel me oleme tööd teinud, et siis võrrelda seda meie järgmise measuremendiga. Ma arvan, et see on oluline, sest et ma ei ole kunagi ennast mõõtnud. Tegelikult ma täna tahaksin teada oma eelmise aasta mõõte, sest et ma mõtlen, kus ma olen samasugune, aga nagu ma ei tea tegelikult ju vaata. See kaal, seda ei saa üldse uskuda, vaata, see paneb. Mina vahest tuharat mõõdan. Ma ei ole üldse mõõtnud, aga mul on tegelikult olemas see. Ma mõõdan ka ühte asja, aga ma ei hakka seda ütlema. Kas sa mõõdad sealt sellest kolmiksõõmikust või? No võimalik kaugelt tuleb mõõta, et ikkagi hea mõõde saaks tehtud. Teisest toonurgast mõõdada. See on oluline, meie ala. Hakkad seal kuskilt kuradi siit mõõtma. Üks keha ju, kes ütleb, kus kohas mõõtma. Sa ütleb, kui mõõtma peab. Nalli naljaks, aga ei muidugi mõõtma. Tegelikult on hea. Mina olen oma selle kaaluga ka omal ajal hästi palju nagu närveerinud, sest et ma tegin boksi ka, seal nagu see boksi see kaalu võtmine, see on veel eriti teine muusika. Kuigi ma ei võtnud palju, ma arvan, et ma olin mingi neljapäeval olin 71, kui ma võib-olla maksimum siis 65 võtsin laupäevaks. 6 kilo. Puhtalt vesi, puhtalt lihtsalt kile ja seljas higistad välja selle. Ja peale ei võta. Et see on nagu lihtne, aga kui ma vaatan nagu professionaalsel teemal praegu, see on nii aktuaalne ka, et UFC-st paljud seal ikkagi, et võiks nagu ära keelata või võiks teha neid hydration teste ennem kaalumisi, et sa ei tohi liiga kuivaks lasta ennast. Sest seal vennad ikkagi 20 kilo kuskil ikkagi võtavad selle big weegiga võib-olla maha. Mul oli üks lugu meelde, mis ma olen kuulnud, kuidas vaata meestel on ka ju kaalumine bodybuildingus. Ja siis tüüp, kes rääkis mulle, et ta läks kaalumisele ja ta kaal oli üle, et ta pidi mahtuma vaata ka sinna kaalupatti. Et ta läks autosse. Tähendab, tal on veel kaalumine kestab mingi mõned tunnid on ja, et ta läheb veel tagasi. Ta läks, kuna ta trippis sinna autoga ka mingi teisest kuradi osariigist tuli on ja USAs ja ta istus autos 1,5 tundi niimoodi, et ta keeras soojalduse põhja. Ja ta lihtsalt higistas seda ära seal autos. Ta ei olnud kuskile minna. Ta lihtsalt istus autos 1,5 tundi ja lihtsalt higistas. See on väga hea mõte. See oli, äkki see oli see oli ennem 2000 aastat vist või? Me sõitsime... Ta sai kaalu? Ei, me sõitsime Haapsalust Kohtla-Järvele maadlusvõistlustele. Panite soojenduse põhja? Ja, meil olid joped seljas autos ja soojendus uubes. Et ilusti kaalu saada. Uskumatu. Ja nimetame siis ära, mis kaalus vahur oli. Arvake, võite arvata. 69. Mis sa arvad? 75. No, ütle siis. 37.
mis asja? sa ei tea. mõju lapsena vaatasid. 32 ja 37 kilogrammi. Väike väänikul. Siis vahepeal vend sõi mingi 103 kilo ennast paksuks. Vaata, mis nad veel teevad, et sülitatakse ka, vaata kõik, et sa nii veest tühi, aga kõik ila, mis sul ikka veel kuskilt tuleb, et sa sülitad selle välja. Kusjuures see on huvitav, see ilavärk. Mul on olnud nagu enne lavale minekut mingid siuksed parakad, et sööd veel seda glükoosi, tunned, kui suu täiega toodab seda tatti peale. Mõtled, kurat, aga kus see vedelik tuleb, et tahaks nagu lahti saada sellest, et hakkaks ka sülitama. Ei, no lutsutad, alla ei neela, kõik sülitad välja. Ma ei tea, kus see tuleb nagu. No aga tulles nüüd juurde, me kuulasime ühte podcasti, kus oli väga huvitav nagu see, et nagu järjest ju tahetakse näha, et bikiini ei ole nii kuiv enam. Ja no mingid cross striation'id ei taheta näha on ja bikiini fitnessis, mis on iseenesest väga healthy. Ja ega nad tegelikult, ma ei ütleks, et nad kunagi on väga tahtnud neid jõhkrad kuivasid näha. Aga sõltuvalt võistlustest on neid jõhkrad kuivasid ikkagi nagu pandud top kohtadele. Jah, et see ajabki segadusse. Jah, et mida te siis tahate. Jah, et me hommikul jälle arutasime midagi, et võiks nagu enne võistlust kohtunikud teha juba mingi ümarlaua, kes on sellel võistlusel kohtunikud ja öelda kuu aega enne võistlejatele, et sellel võistlusel me tahame seda. See oleks väga hea. Ja, et võistlejad, sportlane vaatabki, seal võistlusel need kohtunikud tahavad seda. Mul on täpselt see pakett, ma lähen sinna. Või siis, kurat, ma ei ole see vend, ma ei lähe sinna. Sa tead sihtida paremini seda kaalu ja kõike. Et see oleks nagu eriti ja just selle kuna see on nii subjektiivne ja me kunagi ei tea seal fitnessis, mis on. Triatlonis on lihtne, sul on stardipauk, siit hakatakse aega lugema, õhtuks jõua siia või mingid teatud ajaks pead sinna jõudma, kes teeb seda kiiremini, see on kõvem mees on ja kes suudab oma toitumised paremini teha, see on nii ka nii individuaalne, et kui keegi kuskilt mingi ChatGPT-st seda infot võtab või treeningkava endale teeb, siis nagu veits veider. Ei, no kas see on jälle katse? Ja, mina tahan nagu just enesetunde pealt ja praegu teen hästi pikalt ja hästi rahulikult, nagu, sest ma olen nagu kuidagi siukses staadiumis praegu, et sinu big week on kaugel veel, et see on kaugel veel, jah. Sinna veel aega. Siis me võiks sellest nagu rohkem rääkida, kuidas ja värki. Aga kõige tähtsam ikkagi big weekil minu meelest, millel rõhk peaks olema, on vaimne pool tõesti ja see, et kas sa oled oma tehtud tööga siis rahul. Et kõik sa nagu mõtled ja võtad kokku enda jaoks selle nädala jooksul selle, mis sa oled teinud ja siis nagu paned nagu paika enda peas just need asjad ja see tagab selle nagu mindseti ja enesekindluse, millega sa lähed sinna lavale ja millega tegelikult võidetakse ka lavad, on see enesekindlus. Sest et see peegeldub. No see big weeki asi ongi, et sa visualiseerid oma võistluspäeva. No ma ütleks, võib-olla võtaks selle naiste big weeki siis tähtsad asjad ongi see stressilevel. Nii. See, et sa oled oma vormiga rahul, sul on enesekindlus. See, et sa ei tee raskeid trenne big week ajal, et see igasugune põletik ja paistetus läheb sul lihastest välja, mis hoiab jälle vähem vett su kehas kinni on ju. Sa ei tohi olla kuskilt valus ega väsinud big weekil. Puhkus, uni, võimalikult vähe ennast kuskil väsitada. Ma olen teinud neid vigu, et umbes päev enne võistlusi, kuradi lähme matkame Hispaanias kuskile mäe otsa villasse mingi 25 000 sammu. Oi, ma sain niimoodi möliseda, niimoodi saime tolmas kohena. No ja siis ongi seal muud faktorid on ju toitumine, puhas, korras, kõik reguleeritud, vaikselt hakkad seal süsserit tõstma, oota, ma lõpetan. Vesi, sool. Siuksed asjad. 7 asja, mida peab nagu millega mängitaksegi ja täpselt ongi nende 7 asjaga sa võid seal iga kord nagu katsetada, et ma olen olnud big week'e, kus ma ei tea, mitu päeva enne võistlusi ei treeni enam jalgu, aga mul on olnud big week'e, kus ma päev enne lavale minekut teen veel jalapäeva, et saada just nagu jalgadesse seda just seda põletikku juurde, et nad tunduks suuremad, et nagu jälle nagu taktika, sest mul olid ikkagi eelmine aasta väikesed jalad. Ja ma tegin mõlemal võistlusel päev enne siis show day'd, tegin jalatrenni. Väga põnev. Jah, jälle, aga seekord ma pole 2 päeva trenni teinud ja.
noh, mis tahad öelda? Kuidas nagu bikiini fitnessis siis noh, seda on kõikides sportides nagu palju räägitud, on ju, sellest seksuaalaktiivsusest, on ju, kes seal ütlevad, et on hea olla 3 kuud kuival, on ju, siis sa oled jube näljane ja terav, siis ütlevad mingid vennad kunagi, et ma ei tea, Mike Tyson keppis 4 tundi ennem matši kuskil seal riietusruumis, on ju. Kuidas siis nagu bikiini fitnessis on, sest et see ju mõjutab hormoone, vormi. Kas keegi kuskil üldse sellest räägib midagi? Eks ta on väga individuaalne ka, kellel kuidas on ju. Ära nagu ei kao, isu otseselt ei kao ära. Ma arvan, see on pigem sõltub inimesest, kellel on naturaalselt juba kõrgem nagu libido on ja kellele ei ole. Ja samas ongi, et kellele see dieet mõjub raskemalt, kes tunnebki, et tal ei ole mitte millegi muu jaoks energiat, kui ainult enda mingi asjad on ja kõik siis nagu jah. Aga see käib jah, vaata, siis kui ongi kõige raskemad nädalad või päevad, ega siis sa ei viitsi väga sellele mõelda, vaata. Ei tule siukest asja, sest et sul on ellujäämisrežiim on ju. Aga siis tulevad jälle need mingid siuksed smoothimed päevad, siis isegi nagu peas on need mõtted nagu. Aga kas seda on mõistlik teha? Muidugi, lisakardi. Ja ma arvan, kardi kardaks, aga see on ka siuke õnnehormoon, et sa tunned pärast seksi nagu hästi on ja see on väga hea. Ja noh, ma arvan, et igasugune selline seksuaalenergia annab ka sinu lavalisele performance'ile juurde, et ja ma arvan, et siuke armunud nagu state'is olla, lavale minna, annab sulle ka kindlasti selle mingi ekstra nagu sära sinna silma. Et see on ka kindlasti üks asi, mis... Ehk siis, kellel ei ole kaasas Tinderi tuugama, kes veel lavale lähevad see aasta või millalgi. Jah, aga see võib ka backfire'ida. We all know that. Aga ei, no ma mõtlengi see, et sa oled nagu sitaks väsinud, sa oled trenni teinud, sul on toitugi see... Mõtlengi, et lihtsalt, et sellest toidust ja kõigest korra välja saada, lasta nagu tehaks korralik kebo õhtu on ja sest noh, tahast tahtmata see energia tuleb sealt nagu juurde. On ju olnud hetki, kus ongi, sa oled mingi mega väsinud, teed ära, pärast on nagu niimoodi, nagu see oleks 3 päeva. Rebirth. Et just seda nagu mõtlesin nagu. Ei no ma ütleks, et see ära peab kuskile kaduma ja peak week'il eriti, kui sul võib-olla juba rohkem seal energiat on ja ei tee enam raskeid trenne ja saad süssurit juurde, miks seda mitte seal nagu linade vahel ära kasutada. Ma täitsa mõistlik. Miks mitte? Ma mõtlen ka jah. Et jah, sain selle küsimuse ka kaelast ära on ju. Aga jah, kui keegi nagu tahab nagu hullult täpselt mingit nagu protokolli näha, et mis me siis teeme, vaata. Aga ma ütlekski, et see on iga kord olnud nagu erinev. Et minul nagu sõltuvalt hooajast on hästi palju asjad muutunud. Ja isegi nagu, ma ei tea, ei tee midagi nagu nii hullu. Ja ma ei saa seda nagu, minu puhul on võib-olla see kohati, et nagu saladust ka natukene. Et ma arvan, et Katjale ei meeldiks, kui ma ütleksin välja, mida ma täpselt teen kõik nagu päevast päeva. Sellest ei räägita ikkagi niimoodi nagu nii avalikult otse. See on ikka võistleja enda siukene nagu... See on nagu Coca-Cola retsept, ega keegi täpselt ei tea, kuidas seda Coca-Colat tehakse. Ei no, see on õige ja see individuaalsus ja ma nagu imestangi, kui mingisugused treenerid raiuvad mingi koha pealt, et ei, ainult see on, nii peab tegema. Tegelikult ei ole. Sa võtadki selle kogu oma selle ettevalmistuse. Sa teed ju selle makstöö seal ära ja siis selle järgi treeneriga koos leiate selle nagu sinu jaoks õige viisi. Et kõigepealt tuleb see 6 kuud, aasta, see trenn ära teha ja siis sealt tekibki see peak week'i asi, mida on vaja võib-olla sättida, mida on, kus, mida toiduga, et lihtsalt tunda ennast hästi. Et see peab nagu paigas olema. Teil on see nagu hästi paigas, sest te suhtlete nii vabalt, ma vaatangi, et teil on juba nagu see, et kuule, tee seda, ja ma mõtlesin ka seda, tee seda, ja ma tean, ja see kõik on nagu nii hästi ja kui te või koos võistlete ka. Eile just, nojah, me
Savi ma räägin ikka. mina nagu, ma ei ütle, et see on mingi suur saladus, mis me teeme sinuga, räägin. Et eile et ma küsisin soola kohta, et palju ma seda võtan ja siis mul tegelikult peas käis see number läbi, mille sa täna siis mulle pakkusid välja lõpuks. Ma ütlesin, okei, Savi, ma kuulan niimoodi ikka Ammoniat, usaldan ja siis täna sa pakkusid, et kuule, paneme nagu nii palju juurde. Ja siis ma olin mingi, no nii, jälle vaata. Jälle jõudsime oma selle teeristi kokku. See ongi treeneri ja treenitava vaheline hea sünergia, mis peabki olema nagu ja ei saa olla nagu füürer, kes on ees ja raiub, et see on see, et treener peab nagu kuulama oma kogemuste pealt ja just see ongi see, et neid kogemusi on vaja. Isegi kui sa failid, teedki mingi halva asja, okei, siit tuli kogemus, lähed edasi. Et nii ei tee selle inimesega rohkem vaata. Ja mida rohkem neid kogemusi ja see naljakas on nagu vaadata, et me teame, meil on siin erinevatel nagu nii triatlonis kui ka bikini fitnessis ilmuvad mingid treenerid, kes nagu midagi on nagu teinud, aga samas nagu ei ole ka. Mina sellest ei julgegi nagu otseselt nagu kedagi nagu niimoodi treenima hakata hetkel nagu tavainimesi. Et see vastutus on. Et vaatab nagu, kuidas ma nendega nagu hakkama saan siiamaani väga hästi ja nagu teatud mingi ala spetsiifikat on nagu võib-olla keeruline teha, aga saab õppida ja minna sealt nagu edasi. Pigem seda üldfüüsilist ettevalmistust nagu mis iganes alale on nagu tore teha. Võistlevate sportlastega on selles mõttes nagu põnevam kindlasti, et neid eristab juba ära see distsiplineeritus ja tahe ja tööeetika ja kui ikkagi ütleme, et ma võrdlen, see ei ole alati reegel, aga näiteks tavainimene, kes tahab lihtsalt käia nädalas 2-3 korda trennis, et olla nagu enam-vähem vormis on versus võistleja, siis see nende, et ma lähen ja ma teen selle asja ära lihtsalt ja nad teevad, et ei ole see, et sa paned juba raskust peale, no see on ju nii raske. Ma ei tee seda, ma ei jaksa, et enne kui sa üldse proovid, et võistleja läheb kohe, davai, lähme teeme Seal on lihtsalt see, et mul ei olegi seda valiku kohta, et ma olen endale selle asja seadnud, mul ei ole enam valiku kohta. Ja see ongi see atleet ja nagu winners mindset. Sul ongi see, et sa tead, et sa pead nagu nii kogu aeg minema. Et siin ei ole nagu varianti, et ma täna ei viitsi tead. Ma täna ei viitsi tead lihtsalt ja nii ongi. Praegu minu kutsumus Teiega ongi põnevam, ma ütlen lihtsalt, et see minu kutsumus see, et saada võib-olla tavainimestest, need, kes ma tahaks mingi paar korda nädalas trenni teha, saada inimesi rohkem selleks, et see saaks nagu suurem, sest et meie elud on nii mugavad, meil on nii vähe seda liikumist, sa ei pea võistlema mingil alal, aga see, et sa käid 5 korda nädalas, minu arust 5 korda nädalas teha tund miinimum trenni on niisugune mandatory, et olla sinu tuleb nagu ka jõuda, vaata, sa ei saa kohe nullist minna ja kohe 5 korda nädalas hakata. Ei, muidugi, aga ongi see, et sa kasvatad seda distsipliini ja lõpuks sealt tulevadki mingid unistused, ma nüüd juba käin niimoodi ja mulle on juba öelnud, et nii palju energiat tuleb juurde, ma ennem ei mõelnudki üldse, et ma nii palju jõuan ja nüüd on juba päevad lähevad aina lihtsamaks. Päike paistab palju eredamalt, ja sealt tulebki mingi unistus. Sealt tulebki mingi unistus. Tavai, ma panen ennast nüüd proovile, ma lähen proovin seda ala. Ma ei tea, ma lähen proovin selle tipustopini joosta või mis iganes. Ma tahan bikinis minna lavale. Kuule, aga mis me siit nagu inimestele nagu seda kasulikku kaasa anname? Meil on igast episoodist on siuke, et mingi õppekoht on et mis me nagu siit ütleme, mis inimesed, soovitused tulevad siit poolt meile. Mina soovitaksin seda, ma ütlen oma soovituse ära, ma vaatame, kas see siis nagu klapib, et leidke oma tee, püsige selles ja ärge tehke niisuguseid järske muudatusi, natuke võib nagu proovida siit, ma proovin seda kurvi natuke pikemaks, aga mul on oma nagu tee, ma proovin olla selles, ma proovin nagu konstantselt olla mõnda aega ühe mingi asja peal, kui ma mingi muudatuse teen. Et see on ju nagu big week ka, et me ei tee mingeid muudatusi, aga me sätime ennast selleks 1 päevaks valmis. Mina olen katsetaja,
mina olen selle poolt, et inimene peaks leidma selle viisi, kuidas tal kõige paremini asi toimib, on ju, just peak week'i mõeldes, et kui nagu võistleb sportlane, keegi kuulab, siis katseta, eriti alguses, sest et nagu need algusshowd, noh, need on niikuinii siuksed nagu õppekohad pigem vaata, et mida aeg edasi, siis sa juba tead, vaata, kuidas, mis sulle sobib nagu, et mulle meeldib see, et me oleme nagu mind nagu katsetanud mõnes mõttes, on ju, et jah, võib-olla see on siuke asi, mis mulle jäi nagu. No minu siis soovitus, noh jällegi fitness, big week, et ära nagu kopeeri kellegi teise piiki, et ongi jälle õpi oma keha tundma, saa aru, mis on sinu kehale okei. Kui on võimalus, siis tõesti katseta enne. Mitte mingid drastilisi on, aga lihtsalt mingid väiksed asjad. Aga jah, et üldse nagu inimene on selline loom, kes ei saa nagu seda copy-paste'i teha kellegi pealt, sest et meie motoorika ei ole alati töötab samamoodi nagu kellegi teisel on ju, et selles mõttes ja teine soovitus ma ütleks nagu 2 tükki, et hoidke ennast, ärge tehke endale liiga ja olge valmis selleks, et shit can go south ka ja noh, loodame siis, et kõik jäävad nagu terveks on ja ma lihtsalt noh, ongi, mida rohkem sa nagu inimestega suhtled ja näed ja aastatega ikkagi sinna maailma nagu olen nii sisse läinud, et inimesed teevad endale väga palju nagu kahju ja rikuvad oma nagu elusid ja asju ära sellega. Just selle kopimisega. Ja no kopimisega ja üldse, et nagu tehakse asju mega ekstreemsustesse. Et noh, mitte ainult nagu see peak week, aga fitness ju tegelikult ongi ju lifestyle nagu, healthy lifestyle, et mitte niimoodi, et me paneme mingi jõhkrad asjad mingi ainult, ma ei tea, väikesesse ajaaknasse on ja mõne aasta peale ja panen nende keha täiesti piirajasse nagu sodiks põhimõtteliselt. Nagu pigem on see eesmärk niimoodi, et ma lähengi nagu smooth. No tark on jah nagu ikkagi hoida ennast ja oma tervist nagu jälgida ja testida vereanalüüse, kõike on ja, et kuidas sul need hormonaalsed tasemed on, ma ei tea, kilpnäärmed, maksad, neerud on ja, et jälgida kogu aeg ja noh, eks on inimesi, ma olen kuulnud, kes ütlevadki, et nad teadlikult teevad seda sporti ekstreemsusesse ja nad teavad, et nad lühendavad sellega oma eluiga, aga nad naudivad seda ja ma sündisingi, see on minu elu tipphetk. Ma tahan seda teha ja see ongi minu elu nagu moto ja mul on nagu savi, et ma 10 aastat varem panen saba, aga ma nautisin vähemalt, et selline fun ride. Et see on ka okei. Kui inimene ütleb nii, ma ütlen, see on fine, anna minna, naudi, tee on ja, et aga lihtsalt noh, kes ütleme, ei naudi ka seda nii väga, vaid lihtsalt nagu teeb. Seda ei saa nagu pahaks panna, kui inimene seda tahab nagu niimoodi. Aga noh, ma ütlengi, et hoidke lihtsalt ennast, et ärge nagu enese teadmata endale liiga palju kahju nagu tehke. Võt, võib-olla niimoodi ütleks. Ma olen nagu näinud päris paljusid nagu, kes tulevad ja on hästi potentsiaalikad. Saavadki need esimesed kogemused kätte, võib-olla läheb midagi pahasti ja siis kaovad nagu ära ja see on nagu kahju, et nagu just, et seda pikema plaani võtadki rahulikult, sul ongi failurid tulevadki ette. Samamoodi ju failinud ja et sa ei saa teha ühe halva selle emotsiooni põhjal või ühe halva aasta põhjal mingit järeldust, et ei, see ei ole minu ala, see on okei, võib-olla ei olnudki sinu ala, on ju, fine, kui ei ole geneetilist soodumust ka veel, on ju, siis muidugi ära jätka, tee midagi muud. Aga kui sul on tegelikult kõik olemas, siis nagu pushi natuke edasi, vaata, tegelikult see tuleb. Mõne inimese jaoks on sellised bucket list ting ka, et ma tahan ühe korra elus selle ära teha ja mul on süda rahul ja ma rohkem ei taha. Et ta kohe ütleb selle nagu alguses, et ma teen selle ühe korra, ma ei taha rohkem. Aga noh, vaata ongi, et mõni, kes hakkab juba entukalt, ütleb, ma olen fitness star on ja forever ja siis saab, ma ei tea, halva koha ja mingi. Minu jaoks ikkagi on selle spordiala juures eesmärk see teekond, see lifestyle ja show on boonus. Jaa, see on ainult üks päev kogu sellest see on väike osa ja see on boonus. Et niipidi on õige. Mina arvan, et on õige niipidi, mitte vastupidi. See ongi õige, et sa
töö ja kõik see käib ennem ära ja siis nagu ma olen saanud selle eest puid olla, ma lähen rajale nautima. Tulin siia nautima. Just see eelmise aasta see Varssavi võistlus, mil ma ei seadnud ühtegi eesmärki. Aga näed, kui hästi läks? Sest mul oli katkestamine ees, ma lihtsalt ütlesin, ma tulen lihtsalt rajale, ma üldse ei tee midagi, ma jumala savi, tulen siia kohale, põmm ja lihtsalt teen läbi. Ma isegi ei pannud rattale ketast peale, mis annab rattale võib-olla veits kiirust juurde ja lähen nagu rahulikult tegema ja näed, nautides tuli väga hästi. Tõesti videoraga mõelda, kuidas see finišisse jooksid ja siis ma ühe käega hoidsin telefoni, et sind filmida, siis teisega otsin, et sa mulle high five annaksid ja siis röökisin järsku. Jumala kaval ja vaata, vaikus ootan, mingi lapsed on kõrval ja siis oli tere Vahur, kõik vaatavad, Keit röögib. Kõige nii hea vaja vaata. Ja mul oli nagu lõpus oli veel nii palju jäi sisse, et mul oligi nagu see, et pool ratast läks nagu pekki selle suhkru pärast. Ma nagu reaalselt mingi 40. kilomeetril ma lihtsalt krooksusin, peeretasin ja jooksu alguses oli ka veel kõhus natuke naljakas ja siis aina paremaks läks, sest ma ainult vett jõin nagu edasi. Ja sa juba puhastasid seda jama, mis... Mõned soolakapslid ja ainult vesi. Suht palav ilm oli, et soola pidin ikkagi. Ja Vahur ei olnud ju enne nagu neid keele niimoodi söönud või? Kunagi sõin, kunagi oli nagu okei. No kunagi, aga mis ise viimased pool aastat kõik, mis sa teinud oled, võiks nagu jätkata. Ja see oli... Et ise astus oma ämbrisse, mille ta endale ette pani. Don't be like Vahur. See oligi see periood, kus sa olid ketos olnud või? Ja siis panid energiakeeli sisse või? Ei olnud. Siis oli süsseri peale õnneks. Siis ma nagu tõesti... See oleks eriti hullad, ma ei tea. Tuumakomm lihtsalt. Suur pauk lihtsalt. Mul on suurem osa toidust on nagu loomne. Aga ma ei saa, mulle meeldib putru süüa, kui mul on meeletu magu siis. Ja cornflakes. Mul on mingi teema ja reisidel. Minu reisi hommikusöök on vana ja cornflakes. Kuule, mida sa terve preppijana cornflakesi söönud? Ilma naljatane. Laktoosivaba piimaga. Põmm! Nagu rusikast silmaaukudena hommikul peale 12 kilomeetrist jooksu. Kerget jooksu, Varssav on nii ilus linn, tulge siia. Ja tulge Varssavisse. Nii mõnus. Maarja on esimest korda Varssavis, me siis pühapäeval tutvustame talle siis ka neid imelisi kohti ja vaateid siin Varssavi kesklinnas. Ja neid imelisi pirukapoekesi kindlasti, mis tee peale. Paneelirulli see kindel koht. Aga kes teab, võib-olla need Carrefouri pirukad ületavad. Täitsa haige. See Carrefouri saiakeste... Ma ei tea, miks nagu Never, kui sa lähed Selverisse, siis üks pirukas ei isuta. Need on külmutatud, vaata, aga seal sa ei saa külmutatult teha tervet seda tahvlit. See oli nagu siuke suur kärakas, lihtsalt sai moist reaalselt. Alla euro. Väga hull. What? Kuna kolime Varssavisse. Ma olen nõus. Lihtsalt vastutasuks see steak, mis ma just enne tegin endale, see oli 3 eurot ja 20 senti. Tallinnas on mingi kümps juba. Kui on see pakendatud. No Rimi oma mingi 5-kas, 6-kas. No 7. No siis double. Pool odav. Täitsa juht. Varssav on lagi. Toiduvärk on siin hea, bodybuilderi elu on hea. Evan. Aga munad olid kallid, ma vaatasin ikkagi. Ja seal mingi pakkumine oli nagu euroga. Aga siis ma läksin kassas, see oli mingi üle 2 euri. No see oli Carrefouri kaardiga, ma arvan jälle. Jaa, Vahur unustas oma Carrefouri kaardi koju. Jälle see Vahur. Vahur süüd jälle kõigest. Kuulge, aga tõmbame otsad kokku, me peame varsti regama minema. Me lähme regama, homme on võistluspäev. Võistluspäeva öösel tuleb osa ülesse. Ja... Pärast võistlust siis nagu öösel. Pärast võistlust, jah. Ja siis vaatame edasi. Loodame, et meil läheb hästi. Särame. Meie Maarja Sandraga siis ühisepisoodi tagasiside oli väga positiivne. Mina sain väga palju kirju. Mina sain palju kirju, et parim episood. Ja siis mul oleks natuke kahju, et Vahur. Ei, ma ei tunne üldse, sest see oli tõesti väga hea. See oli tõesti väga hea. Ja vaatamisi on ka sellel väga palju ja üldse ei tunne ennast halvasti, saingi nagu puhata.
hästi mõnus on olnud teiega siin olla. Noh, Vahur muidugi eelmine kord ei olnud, aga äge on siin. Meil on hea vibe, meil on üldse kõikidel siuke hea energia, noh, välja arvatud Vahur, kui ta liiga nagu intensiivseks. Vahur möliseb ka minuga natuke liiga palju vahepeal. Kust otsast? Sa lihtsalt mölised konkreetselt minuga. Ma ei tea, millega ma selle välja olen teinud. Millal? Kogu aeg. Oota, mida ma täna tegin? Inimesed tahavad meile seda tögamist näha, vaata. No, ma ei ole midagi täna halvasti. Ma pean sellega siin kogu aeg tegelema. Nagu. Ma ei ole mitte midagi halvasti öelnud sulle täna. Maarja, kas Vahur möliseb minuga? Ma pean nii intensiivseks ära, et ma lihtsalt istun seal. Ma ei ole. Kas sa arvad, kas Vahur ei mölise minuga liiga palju või? Ta pane mulle puid alla vahepeal. Jumala tühja koha pealt. Ei ole. Ma mõtlesin, et sa oled minu poole peal. Ma olen jumala normaalne. Ma mingi just nagu mõtlen nagu ette, et sul oleks aga ma olen Big Weekil ja what's crazier than a woman in a big week. Lõpeta ära. Need vennad olid nii naljakad. Ja see on üks mu lemmik mees on see Jackson Peos. Meil on temaga räägitud, et kui ma lähen Baalidest, ta tuleb minuga teidile. Mida? Mine siis, mis sa siin passid? Ma olen aastaid juba oodanud, millal ma lähen. Lollakas. Ongi. Istub siin Varssavis kõrvati. Varssavis möliseb Vahuriga. Su elu võimalus. Ta on väga, ta on, ma arvan, minu nagu, ta ei ole isegi nagu see jõhker mingi bodybuilder on ja, aga ma arvan, et ta on minu 10-10 sellepärast, et ta on ka väga tark. Ta on väga tark, ta on väga intelligentne. Me ei saa siin praegu lõpetada. Ma arvan, et me peaksime siia praegu teine osa peale siit tuleb natuke lisada nagu. Just see 10-10 hakkas mulle meeldima vaata. Et noh, meil on vaja meestele midagi. Et nimetage siis, mis teeb 10-10? 5 asja. Sa praegu ühe nimetasid ära. Pane siit edasi. Maarja saab mõelda natukene aega. Mis teeb minu jaoks? 10-10. Võin alustada siis. No üks asi on see, et mees peab olema ajudega. Ta peab olema hoolitsetud kindlasti nagu selles mõttes, et puhtad riided, stiilitaju peab olema ikkagi siuke hea on ja sa mõtlen veel. Minu jaoks ei ole nagu materiaalsus nagu oluline selline, et mingi aastat peab plekk olema ja peab siin mind ülal kuskil pidama vaata. Ta peab olema ambitsioonikas ja kindlasti olema väga sportlik. Soovitatavalt ikkagi ka nagu fitness, see bodybuilding ja kõik see maailm on ja üks veel. Aga see ei ole kõige olulisem. Ta peab ikkagi olema sellise, vaata, ma olen natuke võib-olla vana, minust on saanud, ma ei ole alati olnud sellise suhtumisega, aga mulle meeldib see ürgaja suhtumine, et naine on naine ja mees on mees. Jaa, see on väga hästi öeldud. Et tema peab olema perepea, isegi kui ma olen siukse loomuga, et ma üritan võib-olla võtta nagu need pükse jalast ära. Ja me oleme mõlemad ta ei anna neid, aga ta ei anna neid nagu respektiga. See mees peab suutma nagu reguleerida seda ise, et kui ta näeb, et see naine hakkab seda tegema, siis ta paneb paika. Aga mitte nii, et naine tunneb, et talle astutakse pähe. Vaid nagu smoothly. Sa saad aru, on ju, mis ma saan aru, mis sa mõtled. Ja see on väga oluline, ma tean, mul on sellest mul oli väga lihtne need 5 nimetada ja need olid väga nagu väga olulised asjad. Väga nõus sinu kõigega, võib-olla lisaksin siia juurde veel topelt enesekindlus. Ja armugada, kui sa oled nii armugada, et nii kui, ma ei tea. Need 2 asja käivad käsikäes, kui sa ei ole enesekindel. Ja need on väga... Kui sa oled enesekindel, siis sa ei ole armugada. Jah, just, sest armukadedus, selline ahistav armukadedus on väga ebaatraktiivne. Võt. Ja minu meelest mulle meeldib see ka, kui mees on hästi nagu leidlik, et nagu ütleme, et ongi mingi date night ja siis ta ei küsi nagu mingi, et noh, kus sa minna tahad vaata, vaid ta on nagu ise nagu mingi ägedad mõtted ja need on tõesti nagu huvitavad ka mitte, et ainult Vahurile meeldis hästi korraldada siukseid on nagu teatud nagu sortiment mehi, kes seda oskavad teha vaata. Ja ma tulin alati ise tehtud mingi söögiga ka. Ja no see ongi see, et võib-olla läheb sinna ambitsioonikuse alla ja süke, et nagu sa kogu aeg tahad teha, vaata, organiseerid, genereerid on ja... Mitte, et lõsutab ainult sul seal tiivanil midagi ei mõtle, vaata. Toonud! Ei no, haibib nagu. Vaata, aga siis ei mängi ju see, siis sa võid ju trenni teha, kui palju tahad, aga kui sa
puuduvad need ambitsioonid ja mingi väike leidlikkus ja mängulisus peab olema. Mängulisus. Mina olen üritanud no vaatasin, võime 10, 20, 30 ka nimetada lõpuks selle 10, 10, seda on palju. 5 tuli väga kergelt. Ei, aga see on nagu hea. Siin on vaja inimesi, on vaja õpetada. Empaatiavõime peab olema. Hoolivus. Just. Eriti on koeraga, on ju. Koeraga mehed on väga nagu... On nii või? Ma peale seda, kui ma ikkagi Enso võitsin, ütlen ausalt. Empaatiavõime kasvas või? Empaatiavõime kasvab muidugi, sest sa hoolitsed looma eest. Mul oli ühtegi koeraga meest. Minul vaata. Mul on endal 2 tükki, ma ei saa. Aga vaat see suhete loomine, kui sul on juba lemmikloomad ja kui need loomad ei sobi oma vahel, siis see on perse. Ei, no see... Aga Hugo ei sobi kellegiga. see ei ole nagu selles suhtes, see on... Mitte ei ole halb märk, aga see on jällegi see proovikivi, millest tuleb koos hakkama saada. Seda küll. Ja see tekitab selle suhtesse selle tugevus nagu ongi see, et see reisile minek ja need mul on isegi olnud selliseid asju, et kui ma nagu olen hakanud kellegiga rääkima, ja siis lähebki teema sinna loomade peale ja siis mees ütleb, et tal on kass, aga mul on 2 koera. Siis ma juba põhimõtteliselt ütlen, et okei. Ei tulevad. Sest et ma tean nagu, et Hugo ei saa elu sees kassiga hakkama nagu nii tegelikult jõhker nagu mõelda, on ju. Aga mõtle, see on siuke mõnes mõttes meeldiv probleem, mida koos lahendama hakkab. On küll, jah. Ja see on see, kui sa probleemi näos on see, et kellele kassi anname. Viljandi vaatele. Kes Viljandi vaatele läheb? Ei, see ongi see, et vaata suhte tugevus teebki see, et kui hästi te saate need situatsioone lahendada. Ja on küll, tegelikult see on õigus. Kui sul ongi nagu... Aga järelikult ma ei olnud ikkagi nii huvitatud ka, et ma olen mingi, kuule ma ei taha sind, sest et sul on kass, tegelikult ma lihtsalt... Võib-olla küll, jah. Mina vaatan küll ikkagi nagu selles suhtes, et kui mul on mingisugused rohelised need linnukesed on olemas, siis mina vaatan neid väljakutseid just kui kohti, kust oma suhet nagu tugevamaks. Kusjuures mul kunagi oli isegi tehtud kuskile Drive'i või arvutisse list nagu, kus mul on kirjas kõik need asjad, mis peavad olema mehel nagu olemas ja mida kindlasti ei tohi olla. Mul on paberile need kirjutatud. Et siis, kui on see hetk, kui on mul roosad prillid ees ja ma võtan selle listi ette, kas need asjad still nagu matchivad. Väga oluline asi, mis teha, kui sa oled tegelikult natuke siuke sinisilmne ja sul lähevad hästi kergelt roosad prillid pähe, vaata. Aga vaata lõpuks... Sa ei näe neid asju. Roosad prillid tood eest ära, siis on ma olen juba niukses kohas, kus on juba keeruline. Mida aeg edasi, seda rohkem sa tegelikult saad aru, et sa põhimõtteliselt päris kindlalt ei leia seda 100%. Et sa võid leida selle near ideal 90%, 95% võib-olla. Ja need puuduolevad asjad, siis kas need on need asjad, millega sa oled nõus nagu kompromissi tegema? Vaatama nagu üle, kui oled, siis nagu go for that 90%. See oli väga hea sul praegu see lõppu lihtsalt, et seda ideaali tegelikult ei ole olemas. Jah, tegelikult ei ole olemas. Vast varem või hiljem tuleb mingi asi, mis sa oled mingi, no näed, ta ei ole 10-10. No kuule, esiteks, kui ongi see ürgne mees ja naine, nad ei lähegi kokku, aga nad lähevad sümbioosi nagu. Ja üksteise veidrused kannavad teise veidrustele tegelikult nagu seda annavad seda jõudu juurde. Kuskilt sa pead nagu tegema mingi... Aga mina ikkagi arvan, et sa tunned ära oma inimese. Muidugi. Kui sa teda näed, siis sa tunned ära. Kas sul on olnud elus kellegiga sükest tunnet, et see mees on sinu ideaalne nagu partner? Mul on olnud seda tunnet. Kas see on sind alt vedanud? Ma arvan, et see on mind alt vedanud. Aga ma ei ole kindel. Sest et alati tegelikult ju leiab lahendused mingitele olukordadele. Ja võib-olla ma ei ole olnud ise elus just seal kohas, kus ma nagu selle inimesega just sellel hetkel olen. Ühesõnaga, seal on nii palju neid faktoreid, aga ma arvan, et ma olen tundnud seda enda inimese tunnet küll. Mina olen kindlasti tundnud. Mina ka. Aga ongi just see, et sa võid tunda, kõik võib hästi olla, füüsiliselt kõik võib hästi olla, aga kui te ei suuda koos töötada ja probleeme lahendada, siis lähebki lappesse. Et see on, mina otsin seda alati nagu uuest suhtest esimese asjana. Kui hästi me suudame mingid probleemid ära lahendada. Ja just, see on väga... Siis hakkad kohe probleeme tekitama. Ma tekitan mingeid probleeme, kui ma tekitan. Tõmba mind ka šaki üles. Aga jah, et see
mees ei tohiks nagu kontrolli käest ära anda. Ma arvan, et ma võib-olla ei ole ise olnud küps. Jah, sa oled vaata noor alles, sul küll jõuab. Seda pidi päris kõvasti taltsutama alguses. No see oli päris hull. Ma olin ka 21, kui ma sinuga tuttavaks sain. Ma olin täitsa tatna. See oli tugev, meil oli ikkagi alguses oli ikka neid sarvedega kokku jooksmist küll. Aga mingi hetk sai paika ja siis ma räägin, et see oli hea suhe, kus ma sain nagu öelda, et ma olen nii fucking väsinud, ma ei viitsi midagi mõelda. Mõtle ise, tee ise kõik asjad. Lähme ehituspoodi. Ehituspoodis me läksime päris palju. See on kõige retsim koht, kus kogu aeg iga nädala vahetus. Iga nädal, me ehitasime ju kodu mingi 2 aastat, me käisime iga nädala vahetus ehituspoes. Siiamaani on need letid selged, kus mis asub. Ja see oli nagu retsen ja see on ka see koht, kus nagu mees peab mingi hetk olema nüüd, et okei, davai, et ma lasta valib. Lasta teeb selle ära. Aga pikemas mõttes ma mõtlen sealt ette natukene. Sina juba mõtled juba suurt pilti. Nii on, mehed peavad ka olema tegelikult sellised. Ma mõtlen, mina nõudsin vanni on ja. Et vann on üks asi, mida ma kahetsen. Et ma selle vanniga, ma jaurasin, mida vanni. Aga me juba tema papsiga koos oli niimoodi, et kuule, teeme nii, et võimalik, et me saame selle vanni lihtsalt välja ja lihtsalt dušikabiini teha. Et ilmselgelt selle vanniga ei lähe väga kaua. Aga tegelikult on päris kaua sul olnud ju. Väga kaua. Aastaid. Ma juba aastaid ei taha seda. Õudne. See on suur kolak, ma ei taha seda. See on kole. Ma tahan duši all käia. Palju ma seal vannis käinud olen reaalselt? Ma arvan, et 5 korda. Nagu reaalselt vannis nagu olnud seal. Tead, kui mõnus ongi see vanni tegemine, siis ongi see, et võtad hotelli. Vanni. Kui ma tahan vanni või mingit, ma lähen spaasse ja ma olen mullivannis, kus on hea ventilatsioon. Issand ei mõtle, sa pead kodus selle suure lähkri täis laskma vette. Ja seda kui palav hakkab seal väikses ruumis või? Isegi see ventilatsioon ei suuda seda jahutada. See on tõesti päris tüütu. Ma olen seal vannis, passin lakke lihtsalt. Tunnen, kuidas ma näost higistan. Mul on nii palav õhke, käi ringi, vaata. Passin seal mingi 10 minti, mõtlen, ma rohkem ei jaksa. Ja siis lased selle kuradi mitu, ma ei tea, palju seda vett seal sees on jõhkralt. Kõik lased sealt kraanist alla, on ja. See on tõesti see on kõik raiskamine. Tõesti mõttetu. Ma teadsin seda ette juba. Aga jah, tal hetkel oli vähe. Üks päev me istume siin laua taga ja ta tunnistab seda, et tal oli. Jah, ma olen ammu tunnistanud. Ja nüüd naudi seda. Ma isana seda väga ammu tunnistanud, sest et tema on lubanud, et ta aitab mul nüüd duši nurga panna mingi hetk, vaata. Võib-olla siit tuleb uus mees, kes teeb selle ise ära. Võib-olla tuleb. Ja üks asi veel 10 mehe puhul peab olema see, et ta peab olema osav. Kuldsete kätega. Ta peab oskama mul kodus keerata polte, värke, kui on vaja, ta paneb mul selle duši nurga sinna üles. Mitte mingi siidi läbi. Ja. See on nii tore. Et kui minu käed on karedamad kui selle mehe käed, siis on midagi valesti. Ma olen sinuga nii nõus. Ja üks räme ikka mul, mis peab mehel olema. Suured käed. Ja. Suured, paksud sõrmed, siuksed. Võt see on ternon. Väga. Ma ütlen, et kui ma lähen esimest korda mehega välja, siis ma vaatan kohe tagasi. Kui need on nagu mingi, siis ma olen mingi. Töömehe käed. Hea küll. See on ilmselt mingi lapsepõlve teema, nagu ma arvan, mingi papsi mingi teema, vaata siuke seoses. Su papsil on suured käed, mu papsil on ka räided. Sul on sellised jassakad jämedad näpud. Ja metsik. Need ei hästi paindagi vaata enam nii ära tööda. Ei, need ei painda. Lihtsalt nii vorstid. Aga nad on ju tööloomad ka. Aga vaatadki, oi, need on mehe käed, vaata. Jah, see tuleb sealt. Ja siis olen mina, siidinäpp. Aga sa oskad... Ma saan kõikide asjadega hakkama. Ma ei viitsi niimoodi. Ma tahan kõikide asjadega hakkama saada. Ma tahan kõike natukene teada. Nagu öeldakse, võitja on kõikides aspektides üle keskmise. Nii et sellega siit lõpetame. Lähme naudime Varssavit, lähme regama. Tore vestlus oli. Saime natukene seda... Teeme niimoodi täna. Et Peak-Weeki natuke meeste juttu ja... Ma arvan, et oli nice. Me teeme teine Peak-Week tuleb siis rohkem teise ala põhine, kui mina olen. Kuule, sa rääkisid jumala palju ka, sa ei saa öelda, et sa ei saanud rääkida täna. Ei, ma sain väga palju huvitav asju asjadest teada. Okei, aitäh. Lähme. Bye bye.